ma lihtsalt esitan sellise küsimuse oma selle reflektsiooniga, mis mulle on nagu jäänud kõrva ja mida ma tahan edasi anda. Kas me kavandame kahaneva kiriku strateegiat? Ja see on küsimus, mida te võite endale kaasa võtta ja see tegelikult on see küsimus kahe otsaga. Ja vastus, mis sellest kooruma hakkab, on ka üsnagi vastuoluline. Ja mind väga kinnitas, kui sa, Ingmar, ütlesid, et kui see vastuolu on, siis see on püha vastuolu ja see peabki jääma. Ja kuna mul on vaimulik ELK-s, siis võib-olla minu selline nägemus on ELK perspektiivist, aga ise ma muidugi vaatan kirikut kui Kristuse juhu, mitte kui sellist ainult organisatsiooni. Aga inimesena me oleme organisatsiooniga seotud, me ei oskagi ennast teistmoodi näha. Ja ma olen ka algaja piibliteaduste radadel. Minu uurimisteema on Jumala kuningriigi evangeelium, Jumala lugu, narratiiv. Ingmar nimetab ka oma siin ettekandes, et inimene ja ühiskond tervikuna peavad võtma seisukoha kiriku suhtes. Toon kohe siis võrdluse, mis mina tahtsin öelda, on see, et Jeesus oma tegevuse alguses kuulutas, et Jumala riik, Jumala kuningriik on lähedal, uskuge, et mina olen päästja kuningas. Inimesed pidid võtma seisukoha, kas usun või ei usu. Ja nüüd see Jumala lugu, see samamoodi kõlas ka siit eelnevast ettekandest läbi ja see on ka mulle jäänud kõrvu nendel kohtumistel, kus me oleme käinud koos Eeriku ja Hellega. Et kas me räägime Jumala loost, kas on Jumala lugu, kas on Jumala rahva lugu või see on Jumala lugu, kas see on Jumala perspektiivist või see on rahva perspektiivist. Kas Jumal on tegelane rahvaloos või rahvas Jumala loos? Ja kas see Jumal, meie isa, Jeesus, meie kuningas, teenindab meid meie visioonis või oleme osalised meie tema missionis, Jumala missionis? See on praktilised küsimused, mis lähtubki sellest, et me oleme osalised Jumala missionis. Ristja Johannes ütles täpselt samamoodi, et Jeesus peab kasvama ja mina pean kahanema. Ja siis veel kord see küsimus, et ma ütlen nüüd ELK perspektiivist, et kas ELK visioon, kiriku laiemalt visioon on olla kasvav kirik või kahanev kirik. Nüüd see on selline teoloogiline kutsumine see teoloogilisele mõtiskelule. Aga nüüd praktiliselt, kui me mõtleme, siis kuidas siis kahanev kirik, kas organisatsioon peab kahanema, kas me kavandamegi kahanevat kirikut, et mis seal siis taga on. Mul on kõrvu jäänud vaimulike ütlemised, et religiooni sotsioloogia ei anna meile vastuseid. Ja see võib olla põhjustatud sellest, see võib nagu põhjustada sellist võimetust, oskamatust ja suutmatust kirikus mõista religiooni sotsioloogiliste uurimuste tulemuste väärtust. Olen ise olnud koosolekul, kus kiriku juhid ütlevad, et sellel ei ole mõtet, kuna need vastused, mis me sealt saame, me ei saa nende järgi joonduda. Nüüd ja vastusena ma ütleksin, et ega religiooni sotsioloogia ei saagi anda vastuseid teoloogiale, sellepärast, et meetodid on erinevad. Aga nüüd rääkides inimestega, eriti vaimulikega ja eriti siis ELK vaimulikega, nagu oli öeldud, et kõige rohkem rääkisime nendega, kuigi üks väga hea arutelu oli meil metodisti kirikus vaimulikega, siis mis siis välja tuleb? Kahanev kirik. Ma tegelikult nende vestluste tulemusel ei kuulnud sellist teoloogilist mõtet, nagu ma praegu siin välja ütlesin, et kirik peabki kahanema. Pigemini oli see selline evangeelne heroism, nagu Erik Ramestus ütelda, et me peamegi kahanema.
et kiriku tugevus, mis öeldakse, et kiriku tugevus ei ole numbrites, väike kirik ei ole tingimata halb, et on vähe ustavaid, on parem kui siis suur hulk leigeid ja eksiõpetuses olijaid. Et las olla siis nii, et kirikusse ei tule paljud. Et on ju öeldud ka, et Jeesus ütles, et lõpuaegadel jääb ustavaid järjest vähemaks. Jeesus on küsinud, kui ta tuleb tagasi, kas ta leiab õiget usku maa pealt. Et evangelisatsioon, see on lihtsalt liigne entusiasm, mis nagunii ei too soovitud tulemusi. Vastus, et inimesed ju teavad, kus me oleme, kirikul on kõrge torn, kes ikka väga tahavad, leiavad meid üles. Talitused on see koht, kus inimesed tulevad ja siis mis ma nendega räägin. Koorides on meie aktiivsed liikmed ja see ongi meie tuumik. Sealt võib kuulda, et puudub selline tahe ja võib-olla ka oskus suhelda. Ja veel kord siis rõhutan seda, et see vaimulike etteide selliselt religiooni sotsioloogiale ja sellele raamatule, mida me siin tutvustanud oleme, kuhu lähed Maarjamaa, et ei saa sealt vastuseid meie oma küsimustele, miks inimesi siis kirikus ei ole. Või siis teiselt poolt, kui see visioon oleks kasvav kirik, praktiliselt, mis siis on välja kostnud meie aruteludest, kus siis otsitakse kontakte, püütakse kaasata, kasvatatakse tegevuste ja organisatsioonide sidusust ja koostööd ja sealt on näha, kuidas moodi tahe suhelda on olemas ja võib-olla ka oskus. Ja selline püüd vaimulike poolt mõista religioonisotsioloogia meetodite ja uurimisobjektide erinevust. Ja siin on võimalus kohtumiseks ka nende kahe distsipliini vahel. Nüüd Ingmar nimetas ka kommunikatsiooniprotsessi. Jah, et see protsess, kuidas me siis kommunikeerime. Me käisime Eerikuga ka professor Vooglaju juures ja see oli minule väga selline, mind väga mõjutav kohtumine. Ja me kuulasime teda palju tunde. Aga üks asi, mis nagu põles mulle nagu mälusse ja südamesse, on siis see vahe suhtlemine ja kohtlemine. Suhtlemine subjekt subjektilt ja kohtlemine subjekt objektile. Ehk siis, et ülevalt alla või siis samas dimensioonis. Ja subjekt, see, kui me suhtleme nõnda, kui see ongi suhtlemine, siis horisontaalperspektiivis ja see eeldab tegelikult oma seisukohtade jäigast kaitsmisest, sellest loobumisest, et me enam ei kaitse oma seisukohta jäigalt, teise põse keeramist, oma sõprade eest suremist. Et küsimus, kas ma olen valmis teise eest surema? Mainisid professor Luhmanit, et kommunikeerib ja andma iseenda pandiks, seda ma toon siin paralleeli. Kas seda võib mõista suremisena? Ja Sundermaien, kes on välja toonud, siis räägib konviventsist, oli siin nimetatud ühiselt elamise kunstist, kus me siis aitame, õpime, tähistame üksteist. See on ka võimalik ainult selles subjektil tasandil. Nüüd subjekt-objekt, panen tähele, tuleb välja ka meie vestlustest. Tulge, ma räägin teile, kuidas asjad on, ma õpetan teid. Ja kui me nõnda suhtleme või siis õigemini kohtleme inimesi, siis me õpetame inimesi, kuidas asjad käivad. Ja ei tekitagi sellist võimalust inimesele valida, sest et on ainult üks õige seisukoht. Ma jään nüüd vait. Suur tänu. Ja enne kui saab hakata esitama küsimusi, kuulame ära ka Helle. Ma võtsin kaasa mitmeid asju sellepärast, et
et see, et mina peaks ka ettekande tegema, ma olen ikka olnud uurija, ma olen vaatleja, ma istun ka kõige taga ja vaatan, kuidas te reageerite. Ja siis selles Jõksi projektis olin ma kaasas kui vaatleja teada saada, mida siis kirikurahvas arvab meie Eesti rahvast ja kus nad siis kokku saavad. Ja siis nüüd peab sellest rääkima. Et me oleme teinud mitmed saated, me oleme Jõks on lindistanud kõik need kohtumised, kellel on huvi, need on pikad jutud, kes ei jaksa neid niimoodi kuulata tundide kaupa. Aga siin Anneli ütles, ja miks ma palusin, et Anneli enne räägib kui mina, et ta tunnetas seda vastuolu, et kirikuõpetajad ütlevad, et see, mis on siis selles raamatus, see Kuhu lähed Maarjamaa, et need tekstid nagu need on ikka sotsioloogide tehtud ja religiooniteadus ja teoloogia. Need on selline vastuolu on olnud juba 19. sajandil. Aga nüüd on aeg edasi läinud. Ja minu meelest see Kuhu lähed Maarjamaa raamat räägib, mida ma siis ütlesin Jõksile, et ma räägiks ootustest. See räägib tegelikult ootustest ja mul on piinlik, mina ei ole teoloog, ma ei räägi mina kui Ingmar, et see kohtumispaik on seal või siin või kus ta on ja kuidas me kohtume, või ma räägin sellest, et nii kirik ootab ja inimesed ootavad. Ja sellest tulenevalt olen ma lisanud oma jutule juurde veel siis mitte ainult need tähelepanekud, vaid ka ühe teise kogumiku, mis on veel paksem kui Kuhu lähed Maarjamaa ja see on tõepoolest sotsioloogide tehtud. See on siis Tartu Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituudi ühisuuring. Ja see on siis Eesti ühiskond kiirenevas ajas. Ja me oleme kõik selle sees. Need, kes on kirikus, kes on väljas ja me tunnetame, et aeg läheb väga kiiresti, et see ruumitaju on meil muutunud ja tegelikult siis selles, mis siis on Eestimaal juhtunud selle 25 aastaga. Ja kui me nüüd kuulasime, mida rääkis Anneli ja mida rääkis Ingmar, siis küsimus on, et kuidas me siis jõuame selle inimeseni. Me räägime kohtumispaigast, me räägime sellest, mida peab tegema ja kuidas peab tegema. Nii tore on seda vaadata, et kuidas peab. Aga mina, kes ma igapäevaselt siis püüan vahendada kiriku häält ühiskonda oma töös ajakirjanikuna, siis ma kuulan seda, et kõik on nii targad, kõik teavad, kuidas see kõik käib, aga seda ei ole see pool, kes on seal, see meie, ei tule kirikusse, nagu me tahaksime, siis oleks väga tulemuslik võib-olla. Aga siis see kiirenevas ajas, see kõik on sellest muutusest, sellest suurest transformatsioonist, mis ühiskonnas on. Ja me teame, et me oleme väga edukas riik, meil on kõik asjad tehtud, aga kuidas see edukus ka, kõik see, mis on tehtud seadustega ja kuidas see mõjub tegelikult inimesele. Ja missugused me siis oleme, kus me oleme. Ja see on nii-öelda siirdemudel, millest siis räägitakse ja see tegelikult need kõige fundamentaalse muutus, mitte need seadused, see, kui hästi me kõik nüüd siin toimime, et see fundamentaalse muutuse kiht puudutab tegelikult rahvuse ja riikluse aluseks olevaid väärtusi ja moraalseid ideid ja sealt kujuneb uus identiteet, mis ei kujune 25 aastaga, isegi mitte 40-ga, kui sinna Piiblisse vaadata, kuidas mindi ühelt maalt teisele. See võtab veel põlvkondi aega. Ja nüüd on küsimus, et kui see identiteedi nihe on nii keeruline, sotsiaalne ja ka kultuuriline protsess, siis kuidas meie selle sees oleme? Mida me siin teeme siis, et inimesed tuleksid ja mõistaksid, et Jumal on lahendus paljudele küsimustele. Ja siin on olnud juttu siis kommunikatsioonist. Ja see kommunikatsioon on väga tähtis. Kunagi ühel kohtumisel vist viimasel Eerik ütles, et tema kirjutas Facebooki Kaarli kirikus, et tulge koristama. Ja ma ei mäleta, palju see ütlesid, et inimesed vastasid, et oi kui tore, aga koristama tuli paar inimest. Ja et see klikkide arv võib olla väga hea, aga mina siis küsisin, et kuidas sa ütlesid seda, et tulge koristama. Et küsimus ongi selles, kuidas me räägime. Mida me siis räägime? Kas me räägime selline, nagu siin Anneli ütles ülevalt alla või siis sedasi või kuidas me üldse küsime? Et kellel on aega tulla või see on üks sellest, aga tegelikult see ühiskonna muutumine on siis selle nõnda nimetatud
selle meie ümbritseva maailma sisu ja kuidas see siis on kujundunud või kujundab seda inimest. Loomulikult siin on eluviisid, suhted ja selle kommunikatsiooni juures ikka mina räägin seda ja jäängi rääkima, et see on nii-öelda sellesama Niklas Luhmani jutt, aga nüüd siis kommunikatsioonist ka ajakirjanduses, et see on konstrueeritud info, täna räägitakse tõest ja valest, aga tegelikult on, jah, me teame piiblis üks tõde ja ainus, aga kui me selle juures nüüd vaatame, kuidas infot edastatakse, kelle poolt, miks ja kuidas, siis see on üks pool ja siis teine pool on seal see, kuidas vastu võetakse. Ja kolmas on siis see, et kui vastu võetakse, millest aru saadakse ja kui aru saadakse, kas siis hakatakse tegutsema. Ja see 3 aastat ongi see, et meie anname info, aga see vastuvõtja ei tunneta, ei oska sellest aru saada. Ja selle juures on siis veel selles konstruktsioonis see, et me kasutame ilmselt selliseid sõnu ja väljendid, mida tänapäeva inimene, siis võib öelda, et siis see nõndanimetatud religioosne kirjaoskamatus on seal sees, mida meie arvame, et aga kas meie oskame rääkida nii, et me räägime nendest asjadest, mida siis inimesed ootavad ja saaksid aru. Ja see on see kohtumispaik minu meelest, mida Ingmar räägib, mina räägin nüüd seda ajakirjanduslikul tasemel. Ja siis ma tahaksin seda meelde tuletada, et selles samas, kuhu lähed Maarjamaa, et aeg läheb väga ruttu ja inimesed muutuvad. Et seal üsna alguses seletatakse, kuidas ja mismoodi on need tulemused nüüd juba 2015 sinna on aega tagasi, et kuidas need tulemused ja mida nad siis seletavad. Ja siis selles jutus on selline lause, et religioossus kasvab, pange tähele, sõnum, et religioossus kasvab, aga kirik ei oska tegelikult ennast nähtavaks teha ühiskonnas. See on üks esimesi, mida see inimene, kes seletab üldse, mis alusel on ja mis tulemused on ja niimoodi. Ja nüüd 2 aastat hiljem ütleb siis Lea Nurme, et ootus, pange tähele, mitte religioossus, vaid ootus kristliku kiriku väärtuste ühiskonnas on kasvanud. Ja ta küsib ka edasi, Lea küsib, et kes selle avaliku teenuse siis nüüd selle vastutuse võtab, et ta seda ootust täidaks. Siin natukene meie jutud kattuvad, aga natukene on teine pool selle juures ka. Ja samas, kui nüüd vaadata uuesti seda, mida Tartu Ülikooli sotsioloogid, need ongi sotsioloogid, siin nad ei räägi usust, siis nemad leiavad, et muidugi jagunevad need inimesed grupiti identiteedi järgi, siis on põhiline, mida sellest ka 2015. aasta elustusust ja usuelust räägitakse, on see, mida see šokina tuli, et õigeusklikke on rohkem kui luterlasi. Ja kui vaadata seda lausestust, kuidas on öeldud, et alguses aastaid me küsisime religioossuse kohta, aga nüüd me vahetasime selle venekeelse sõna ära, veera ehk usk, ja selle peale kohe kasvas peaaegu 15% see number, et sealt tuli. Ja kui jagatakse siis need identiteedigrupid ära sellest sotsioloogide poolt, sellest kirnevas ajas inimene, siis esimene, mida räägitakse ja kirjeldatakse, ja see kattub nüüd sellega, et selles esimeses grupis on siis venelased. Sellised, vabandust, kui ütlen Vene mamid, aga ikkagi need vanemad inimesed, kellel on sissetulek vilets, kes ikka mõtleb, et see nõukogude aeg oli hea. Ja seal on see identiteedi küsimus. Ja sellepärast see religioossus on seal tõusvas joones. Nad hoiavad sellest kinni siinses ühiskonnas. Ja ma tean, et mul on ka vähe aega antud, aga ma räägin juba vist ajalehti. Ja 2 minutit on veel aega. Aga selles, mida siis ütleb see uuring kirjenevas ajas, ütleb seda, et tegelikult
tegelikult on meie ühiskonnas luterlikud väärtused. Ja et huvitav on see, et meil on nagu lahku läinud eestlased ja venelased, isegi noored mitte ei ole koos ja mis on siis eestlastel erinev, on see, et meie ühiskond on nii, et noored on väga võrgustunud, siis on väga rikkad, siis on üks osa rikastest, kes üldse mitte midagi ei taha teha, teised arvavad, et see ja mis siis veel on erinev meie ühiskonnas, et see rööprähklemine, et sul ei ole aega, et sa teed mitut asja korraga, et sa pead olema edukas, et sa siis saadki rohkem raha. Et kui seda arvatakse, et see tegelikult on jama üldiselt, et sedasi ei peaks tegema, siis Eestis ongi see edukuse võrdpilt, et selline peabki olema siis edukas inimene. Ja nüüd mu küsimus on, me räägime siin kohtumispaigast ja kus me siis oleme, kellele me räägime ja miks ma ütlesin, et see raamat annab vastuseid, ma kohe vaatan. Ootused ei ole võrreldavad 2010. aasta uuringuga. Need ei ole võrreldes 5 aasta tagusega siis muutunud, aga veidi enam soovitakse selgitusi piibli kirjakohtadele, kuulda elus ette tulevatest moraalsetest valikutest ja siis on kõik need siia välja toodud. Elus ette tulevad moraalsed valikud ja nende lahendamise teed, enda hingemurede kurbuse ja üksindusega toimetulek, piibli kirjakoht võiks rohkem lahti seletada, inimeste vahelistest suhetest ja seal tekkinud probleemide lahendamisest, elu ja surma küsimusest, igavikulistest väärtustest, ilmselt kõik, kes on kirikupedetud, aga me räägime sellest. Aga järelikult see sõnum ei jõua nendeni. Edasi eakate probleemid. Siin on kõik välja toodud rahvuskultuurist ja rahvusidentiteedist. Et need on need küsimused, et tegelikult on siin isegi need ootused sees. Meie praegu kuulsime enne seda kõiki neid ootusi, mida kirik räägib. Kuidas me need ootused kokku saame? Üks lause kuskil oli siin selles kirik, kuhu lähed Maarjamaa, oli selline, et kirikus endas on hästi palju huvitavat. Juba inimesed teevad küll vanuritele, küll noortele, küll kõike seda. Aga see on nagu selline oma ette tegemine, mitte ei ole sinna poole välja. Ja mida juba siin Anneli ütles, et ühel kohtumisel lihtsalt üks kirikutöötaja ütles, et kas nad tulevad siia, ma räägin neile. Ja ongi kõik, eks ole. Aga ma ikkagi kasutan oma aega veel. Lihtsalt Anne Kull ma uurisin, et kes siis midagi on pakkunud ja Anne Kull on kirjutanud kirik ja teoloogias ühe pikema loo, milles ta räägib sellest, et tegelikult räägitakse ärkamisest. Kui ma seda pealkirja vaatasin, mõtlesin, et no nii. Aga tegelikult ta siis ütleb, et kui vaadata seda teisest vaatepunktist, et see, mis toimub, ei ole mitte religiooni erosioon või uskmatuse pealetund, mis meil siin on, vaid globaalne interreligioosne ärkamise aeg. Ja mille suunaks on siis individuaalne, sotsiaalne ja kultuuriline transformatsioon ja mille käigus maailma nägemise viisid, enesemineva mõtestamine ja usu väljendamine sünnivad nii-öelda uuesti. See on see, mida me täna siin räägime. Ja otsime seda, milline võiks olla see järgmine strateegia, kuidas me jõuame nende inimesteni. Ja kui me tahame teada, mida nad mõtlevad, et see usust elust ja usuelust küsitlus on selles mõttes meile väga hea, et siin öeldakse, mida inimene ootab, mida ta mõtleb. Selles teises küsitluses, mida on sotsioloogid lihtsalt teinud, räägivad, missugune on meie ühiskond. Me saaksime need kokku panna, et siis olla nii-öelda tulemuslikud, senikaua kuni me räägime. Ja siis ütleb see Anne Kull siin edasi, et tegelikult on ärkamisaeg midagi muud, kui me mõtleme. Me räägime ärkamisest, siis me mõtleme nendest liikumistest, aga tegelikult oleneb see kõik sellest, mida ma siin püüdsin väga ruttu rääkida. See on üks transformatsioon ajas ja ärkamine on suurem sündmus ja see on kultuuriline uuenemine. Liikumised, mis toovad kaasa lõpuks meie institutsioonide rekonstrueerimise ja meie sotsiaalsete eesmärkide uue määratlemise. Ja selle kiriku suhtes siis toimub see samamoodi. Ta ütleb, et sellel on 4 etappi, siin on mitmed teadlased nüüd uurinud, aga
need kaks etappi, need on sõnastatud teiste sõnadega. Tähendab, siin on kasutatud teisi märksõnu, aga tegelikult on see sama. Et kui ma niimoodi läbi lugesin ja mõtlesin, kuidas hästi lühidalt öelda, et kirikus peab juhtuma see, et ühed ei taha ja teised enam ei saa. See hästi kuulus lause ühest teisest ühiskonnast ja ideoloogiast, aga siis hakkavad asjad muutuma ja mis meile võib-olla täna ei meeldi, on siis see, et millele on Ingmar juba mitu korda ka vihjanud, see on see, et täna iga konfessioon omab oma ja see oli ka põhjus näiteks, et Jõksu saatis kirikute nõukogu listi kõigile kirikutele, toimuvad sellised asjad, tulge ja arutame ja räägime, kuidas siis on need valmpunktidega, kuidas edasi minna, kuidas neid lahendada. Aga osad tegid oma koguduse kasvukogud, konverentse samal ajal, et ikka oma, aga tegelikult kui vaadata väljaspoolt, kuidas inimesed näevad kirikut, siis nemad ei räägi kristlastest, nad ütlevad, et need on usklikud. Ja siin ongi see vahe, et meie hoiame sellest kinni, et ka meie kirik kasvaks ja nii edasi, aga kui nii ühel päeval need inimesed, kui me vaatame uuesti neid numbreid, mis on siis elust, usust ja usuelust, kui me vaatame neid numbreid seal, siis ju kasvavad need, kes ei taha enam kuuluda või seal on hoopis teised muutused ja sellest tulenevalt siis järelikult see ärkamise aeg võib meile väga kummalisel moel tulemusi anda, see on hoopis midagi muud, et inimesed neil ei ole enam nii-öelda tähtis see, milline konfessioon on, et tähtis on usk, ma nüüd lõpetan näite. Suur tänu! Mis on siis see tulemuslik? Mis on siis? Anneli, vasta sina esimesed, mis on tulemuslik? Valmisolek inimese eest surema. Ja millega seda mõõta? Aga mina ei ütle, et seda peab kindlasti mõõtma. Aga ma tahaks Helle käest küsida, tule tagasi veel siia poole, et minu meelest see on päris hea, kuidas sa selle küsimuse Anne Kulli sõnadega asetasid, et toimub selline vaikne transformatsioon või selline ärkamine suurel skaalal, millest me maailmas, see ei ole ainult Eestis. Me ei saa nagu sellest niimoodi aru, et see ei ole mitte nagu meie ärkamine hommikul, et nüüd ma magasin ja nüüd ma enam ei maga. Vaid, et see lihtsalt see keha, mis nagu ärkab, on nii suur, et see ajamõõde on ka sellest teine. Et ütle mulle, kas oled sa mõelnud, et milliste tööriistadega nagu peaks selle küsimuse kallal üldse minema? Selle küsimuse kallal, kuidas nagu seda ärkamise protsessi nagu kirjeldada või kuidas seda taibata? No, miks ma täna sellest Tartu Ülikooli hoopis teisest teaduskonnast võtsin selle uurimuse, et see näitab, nemad ütlesid, et need väärtused, mis on väga tähtsad inimestele, muide pere on väga tähtis ja see on üks koht, kus saaks teha edasi. Siis see töö ühiskonnas, aga ongi see sama, et kui meil oli nüüd see Annika Laatsi juhtum, siis vaene Luteri kirik oli üksinda seal rääkimas. Kirikute nõukogu viitas, et me oleme, ma ei tea, mitu aastat tagasi seisukoha võtnud, see on muutumatu, aga otse ei sekkunud keegi teistest konfessioonidest. Ja siis missugune see kuvat siis meist jääb? Nüüd on teine vastus, nüüd on jälle mõnked seal, aga missugused, et minu meelest kõik, kui me vaatame, mis on ühiskonnas, siis kõik need ootused, mida me siin räägime, nad kattuvad. Me räägime eri sõnadega nendest, me väljendame neid asju eri moodi. Need üksikud, need kibestunud, et ainukene, kuidas me nendeni jõuame. Minu küsimus, mina küsin hoopis teist asja, et kas on sul mingisugust arusaamist, et kuidas nagu seda globaalset transformatsiooni hakata üldse nagu
katsume, et kust tal on peha ja kust tal on käed ja kust no tal on aga jalad. need tulemid selle räägivad, et seesama suurenemine, et ei taheta kuuluda ja on see oma usk, mida meile ei meeldi, et olemas on, see on põhiline näitaja. Me ei taha seda tunnistada, et see on. Me tahaksime ikka, et oleksid kastid. Et kui me selle nagu aktsepteerime ja siis vaatame, mis seal sees on. Mul on üks kogemus, mida ma olen aeg-ajalt rääkinud, et kui oli seesama New Age'i muutus selleks uue sõnaga ja siis ma otsustasin, et kuna meil on Eestis ligi 60% inimesi, kes ütlevad, et nad usuvad, aga nad ei taha kuhugi kuuluda, et ma kasutan neid märksõnu, mis siis on nii-öelda New Age'is, aga mis on tegelikult kristliku taustaga. Ja sellel samal hommikul, kui ma seda tegin ja kui ma pärast läksin arvutisse, siis ma olin saanud budistidelt ettepaneku koostööks. Ja see oli mulle täiesti arusaamatu. Ja siis ma sain aru, et et nad kuulavad ja teatud märksõnad, mis neile siis, mille peale nad tukkasid, siis nad arvasid, et ma olen neile nüüd nii avatud, et ma hakkangi nende nii-öelda kohtumisi. Ja seal on see, et kuidas me mõõdame, et meil on erinevad grupid, aga me ei taha, et meid koosnema ja kui me selle nagu aktsepteeriksime, ma tean, et see ei sobi see kokku selle teoloogiaga, et nüüd meil on ikka kindlad asjad, need on vaja rääkida ja nii edasi, aga Lea Altnõmme see doktoritöö, mis on kaante vahel päkapikkudega, siis kui te seda loete, siis te saate aru, miks inimesed kirikust ära läksid. Me ei taha seda, me ei taha sellest õppida. Meil on nagu omad, tulge ma räägin teile. Aga ma olen olnud Eestimaa kirikutes, kus kirikuõpetaja, mitte ainult Ruhnus, on üksinda. Et me võime öelda, et tulge ma räägin teile. Nii, kas on veel mõni kommentaar või küsimus? Palun, Tiina Vessel. Kas tohib öelda vaimustunult, et Helja tegi suurepärase kokkuvõtte, kas võib seda öelda, kus ma aru sain, et kõigepealt nullist välja omavahel kristlik identiteet. Edasi võib olla ka ühine kõigeväelise Jumala poole sirutuv identiteet, ühendab abrahamisti ja nii edasi. Ja veel edasi ühine dialoog juba sekulaarsfääriga, juba on sakraal- ja sekulaarsfäär puutes. Juba teadlased tahavad otsida dialoogi religiooniga ja sellel on vaja vastata, aga selle eel peab olema ristirahva identiteet ja üksus läbi selle, et monoloogis dialoogi, käesirutus. Mina olen siin teisest kirikust. Õiguse kirikust, keset reformeeritud. Mina kui ajakirjanik olen mõelnud siin seda, ma räägin just nüüd oma töökoha pealt seda, et kuidas me kujundame kirikuna meie identiteeti, kus me selles kaasa räägime. Ja näiteks praegusel hetkel, just eelmisel nädalal ma jälgin inglise lehti, mis seal kirjutatakse tänu Brexitile, et kuidas erinevad koolkonnad siis, mida nad inimestele räägivad ja nendes artiklites, mis seal oli teiste vahel, sõimati Euroopat ja siis vastupidi meid, aga üks artikkel oli väga kummaline ja seal kirjutati siis Scottist ja Amundsenist. Mis te arvate, miks seda tehti? Siis üks osa ajakirjandusest ehitab üles seda rahva, seda identiteeti, kus praegu on neil see murenemine hetkel. Ja kas meie oleme kaasas? Ma ei räägi kristlikust raadist, ma räägin üleüldiselt, kas me oleme kaasas, et teatud asjad, mis on väga tähtsad, siis meie ühiskonnast perekond, rahvus, keel, et need jääksid, et missugune on siis meie riik. Me kõik oleme seda kuulnud, mis on, aga et kas me aitame sellele kaasa? Ja kui me selle juures aitame kaasa, kas siis äkki avanevad ka need arusaamad, et Jumal ja kirik on midagi muud kui see traditsiooniline arusaam on täna, kus on tehtud narriks ja naeruvääristatud ja põhiline küsimus on, et kuidas neid inimesi, kes on avaliku elu ruumis, kas nad julgevad üldse öelda, et nad on kristlased.